ka sellest kongressist, kuid meie siin, teie valimised on olnud nii Kanadas kui USA-s on juba läbi ja teie esindused on nüüd uues koosseisus. Meil tulevad nad sügisel läbi viia ja me teeme siin kõik, et meil oleks hästi palju valijaid. Me oleme märganud seda, et see Eesti kongressi mõte ja komiteede moodustamine siin hääletamine on teatud arvu eestlasi juurde toonud. Neid, kes siin olid võib-olla juba assimileerimas, juba läinud Eesti ühiskonnast kõrvale. Lapsed ja lapsed tulevad kaasa ja näeme praegu, et see ma ütleksin, elavnemine siin eestluse küsimuses on meile väga positiivselt mõjunud. Me saame palju uusi inimesi juurde. Samal ajal ju see probleem, et me vananeme, meie vanem generatsioon kaob ju ära, mis on ju meil kogu aeg, aga me loodame, et isegi sellisel juhul, kui nüüd Eesti peaks saama vabaks või mingisugune niisugune staatus tuleb, et nad saavad ise oma asju seal ajada, siis jääb kindlasti igale poole, igale kontinendile jääb üks tugev väliseesti grupp või ütleksime niimoodi, et väliseestlased jäävad igal juhul kõikidele kontinentidele. Ja siis peaks olema meie mõte ju see, et me siin mitte ei ole ainult need, kes võtavad sõpru vastu ja käivad seal külas, vaid et meil on omad ülesanded edaspidigi. Ja et me tõepoolest saame igatepidi aidata Eestit nüüd üles ehitada, aga esmajoones peame ju olema valvel selles, et seal kõik need asjad lähevad nii, et see oleks demokraatlik, et tõepoolest tuleb millal mingisugune niisugune muudatus, et seda saab üheks demokraatlikuks protsessiks nimetada, et seal tuleb valitsus, mida saavad teised riigid ka tunnustada. Ja ma usun, et meil on siin välispoliitilises sektoris on meil väga palju ära teha. Vaata, mina olen küll kõige vähem see poliitikategija, siis mina teen siin ainult praktilist tööd, nii et ma loodan võib-olla, et meie lugupeetud saadikud võtavad siin sõna ja me võib-olla leiame mõned niisugust asjad, mille peale me peaksime rõhku panema. Ma just rääkisin Silja Kiiniga Eestis ja tema ütles, et need inimesed, kellel on viisad, mingisugused viisad olemas, et need peavad tingimata katsuma sinna sõita. Teistega nad ajavad asju veel edasi, kogu aeg on kontakt Moskvaga ja Eesti välisministeeriumiga ja nad loodavad, et midagi on võimalik ära teha. Ja kuule, mis sa segada? Teine asi on see, et need inimesed, kes esimestena sõidavad sinna kohale lennukiga homme, neile tullakse lennuväljale vastu ja nad arvavad, et see personal, kes seal töötab, et need lasevad kõige kergemini inimesi läbi. Et on võimalik, et kui väga kindlalt esineda seal, et siis pääseb läbi ka kõikide keeldude kiuste. Ja nemad teevad omalt poolt kõike, mis on võimalik selleks, et nad läbi pääseks. Üks puht praktiline asi, kui inimesed palun märgiks ära, mis päeval nad sõidavad ja kuidas on 3 rohelist lehekülge ja mõned nimed veel puuduvad. Väga oluline teada, kes on kontingendis, nii puht praktiline. Las ma teeksin USA-s on väike muudatus. Kuulake nüüd 4 inimest. And please to inform you that SAS Washington is able to confirm the following passengers on SK736 8 March, Edge Abu, Olav Tammark, Kark Jüri ja Kroossaare. Nii et te olete homse sassi lennupäev. Hurraa! Esimese laine. Esimene laine. Nii et see läheb automaatselt nagu on kokku räägitud, et annate Aerofloti pileti sassile ja nemad panevad oma selle kleepsildi peale. Mis kellal see lend läheb muuseas? 12.10. jah. Jõuab Eestisse 15.35. Siis ei saagi Aeroflotiga sõita esimest korda elus. Oli lootusi. Sellest on kahju. See just tuli. Sass, mis see sassi lendis? Ässa kurat on Who's in charge here? Ja mis saab? Okei. Programmi lisaks ma loen järgmise.
see on viimases kõige uuemas Economistis on artikkel. Mul kahjuks ma tegin fotokoopiat sellest ja mul on ainult, see on 2 lehe peal ja mul on ainult selle teise lehe fotokoopia, ma jätsin esimese alguse Ameerikasse, aga ma loen teile ette, mis siin lõpus ütleb. Privatizing the elections. These groups argue, see on siis Citizens Committee of Popular Front. Ma arvan, ma ei hakka tõlkima. These groups argue that the Molotov-Ribbentrop Pact has enabled Stalin to seize all 3 Baltic republics in 1940, and this is illegal. The Republic of Estonia has never formally ceased to exist. Its laws, brackets, in the Constitution of 1938, close brackets, are still the laws of Estonia. The local Supreme Soviet, they claim, is the representative body of the Soviet state and has no legal status in Estonia. The result is that in Estonia, the election of the Supreme Soviet has a rival, another election privately organized by the citizens' committees. This election is not about how to declare independence through the Supreme Soviet, but how to re-establish the, quote, legal, end of quote, government of the independent republic. Last year, the most radical of the nationalist groups, the Estonian National Independence Party and the Estonian Heritage League, began setting up own electoral register according to the rules of the 1938 Constitution. They invited all those who were citizens of Estonia at the time and their descendants to register, brackets, thus excluding the 40% of the population who have arrived since, close brackets. On the basis of this electoral roll, they have organized their own election which took place this week. This is for a Congress, which is in quotes, which is designed to pave the way for what the organizers call legal parliamentary elections later. At first, none of the powerful nationalist groups took this election seriously, but as time went on and more Estonians registered, it became clear that the Congress was far from utopian. Huvitav, nad utoopian kirjutavad suure tähega. Nad väga konservatiivsed, see Economist. Wow, ma olen niisugust inglise keelt ammu näinud. At the last minute, seda meile õpetati 20 aastat tagasi. At the last minute, the Popular Front decided to put up its own candidates after all. See, Popular Front decided to put up own candidates after all. In the event, 500,000 Estonians went to the polls, brackets. Estonia's entire population is only 1.6 million, close brackets, willing to elect a body which has no connection with the established organizations of power. There have been governments in exile before and rival governments in one country, but the Estonians have managed to conduct a rival, private, nationwide election. Amen, brother. Hallelujah. I gotta preach to you. Latvians and Lithuanians say they want to do the same thing. Okay. The Congress meets on March 11th, a week before the official election. It will reassert Estonia's independence and ask the government in Estonia to start talks with its representatives. They hope that it will be easier for Mr. Gorbachev to deal with their claim never to have been in the Soviet Union at all than to deal with the Supreme Soviet's demand for secession. Powerful. Which has implications for other republics. Whether their hopes are justified is doubtful, but these days, in the decommunizing half of Europe, politics is the art of the impossible. Seda muide, art of the impossible on mida Havel, Václav Havel pidas kõne
uue aasta päeval oma rahvale. Ma ei tea, seal väga vähest on seda, mul on fotokoopia sellest ja seal tema ütles, meie eesmärk ei ole mitte igasugused mahhinatsioonidega ja telgitagustega ja kompromissidega teha seda, mis võimalik on, vaid meie eesmärk on teha ausalt ja otseselt seda, mis on võimatu, eks, impossible. Ja siis ta tsiteeris Thomas Masaryk ja ütles, me peame sellele tagasi minema, mis meie esimene president ütles ja siis on tsitaatides Jeesus ja mitte keiser, eks. Ta ei ütelnud Jumal ütles Jeesus ja mitte keiser ja läks sealt edasi. Ta ütles, me peame tegema võimatu nüüd. Ja väga praktiline asi, nagu tavaliselt seda peaks kiiresti faksima ju Eestisse, nad ei tea ja see tõstaks nende meeleolu väga palju. Kuka ma aidan mulle silma peale, ma olen silma ees. Selle muide ma au Juhan Simonsonile, kes mulle tõi selle enne kui ma lahkusin. Ja tema oli lugenud seda. Kiire oli, kiire. Ja siis, aga mul on kahju, et ma olen siia esimese lehekülje kaotanud, aga see esimesest ei ole seal, vaid see on seal. Nii et selle võib faksida. Jah, seda. Nad on masendatud, sest Luba mulle ka koopia, see on ja. Ma pole iial majandusteadust lugenud, aga see kõlab väga hea. See on väga selge, see on väga selge. See ei ole Udumäe Karla jutt. See on selge, kõlab. Kuna me oleme siia kokku tulnud, ja meil on üks koosolek veel ees, aga vast looksime ühe või paar põhimõtet, mis meie arutust kas aitaks või aitaks sihtida. Ja nimelt, kui Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides koosolekul oli juttu, mida te sinna lähete tegema, siis küsijal kui ka kuulajatel vast oli eri arvamused. Ja tundus, et see läheb pikaks vaidluseks, detailseks, vastusteks ja nii edasi. Minu isiklik vaade on, et mida meie läheme Eestisse tegema, on näidata, et meil on ühendus, et väliseestlas on neid sihte, mida ERSP, Eesti Kodanike Komitee on loonud ja meie kohalolek, vaatamata meie väikesele arvule, on aga moraalselt palju suurem kui meie 31 isikut, kes sinna lähevad. Ja aluse. Ja ma ei usu, et meil on tarvis midagi rohkem mõelda või seal öelda, kui seda, et meie siht on kindel, me toetame, mis seal on tehtud ja anname igatepidi oma moraalse toe ja oma hääle. Sest peame meeles ka seda, et see tegevus, mis on toimunud, on seal alatud, seal läbi viidud ja meid on austatud sellega, et meil lubatakse sinna kohale minna. Ja ma loodan, et kui me seal oleme, et me funktsioneerime kui tervik, et me eriti omavahel ei lähe õiendama, mida me juba täna siit natukene kuuleme. Teeme siin ära täna. Jah, see oleks hea. Ja tuleme, see on kõik sellega muidugi, et kui meid sinna sisse lastakse ja kui ei lasta, siis võib-olla saame rohkem näidata, mis on meie nii-öelda vaated ja võimus, kui terve maailm peaks sellest siis kuulma ja kirjutama. Nii et Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu poolt on igale head soovid, soovime teravat mõtlemist ja tugevat ühtlust, et toetada ja lõpule viia seda, mida natuke rohkem kui aasta tagasi algati, kui välja kuulutati kodanike registreerimine, kodanike komiteede loomine. Ja kui on siin erinevaid vaateid praegu, siis
võtame need läbi siin ja järgmisel koosolekul ja proovime leida lahendusi, kui neid tarvis on, aga mis on eriarvamused, jäägu siia ja mitte seal omavahel põhjendama. Ma loodan, et väliseestlaskond saab seda ühtlust ja ühtekuuluvust näidata. See oli ainult, kui ma lugesin. Tegelikult see on väga kurb lugeda. Jägitas tervet seda Venemaa osa, et see võis ka pühendada Venemaa lagunemisele too terve väljaanne. Ja jah, seal on. Täielikult See on ilus. Vaikus pole. Ma täielikult ühinen härra Kari seisukohtadega, kuidas me sinna peame minema, mida me seal peame tegema, missugust seisukohta me peame seal võtma. Kuid võib-olla kodueestlased ootavad meie poolt ka mingisugust toetust välispoliitilist liini mööda, mida meie siin välismaal, Ameerikas, Kanadas ja Rootsis saame paremini teha kui nemad kodumaal. Ja mina olen teinud ühe eelnõu, mida ma tahan edasi anda peakomiteele ja ta siia laua peale ja siis võib-olla võtate seisukohta selle kohta. See eelnõu ütleb niimoodi. Eesti Kongressi pöördumine Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa ühendatud kuningriigi poole. Eesti Kongress esitab taotluse Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia kuningriigi valitsustele tühistada 4. kuni 11. veebruaril 1945 Jaltas Ameerika Ühendriikide presidendi Roosevelti, Suurbritannia peaministri Churchilli ja Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Liidu Kommunistliku partei peasekretäri Stalini poolt sõlmitud kokkulepe Ida-Euroopa riikide suhtes, millega kinnistati Balti riikide jätkuv illegaalne okupatsioon. Märgime tänu ka Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia valitsuste püsivat Balti riikide de jure tunnustamist. Kuna Jaltas sõlmiti kokkulepe Ida-Euroopa iseseisvate riikide selja taga ja nende rahvaste huvisid arvestamata, kuna nüüd enamus Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Liidu mõjusfääri jäetud Ida-Euroopa riikides demokraatliku riigikorra taastamise, iseseisvuse saavutamise ja nendes riikides Nõukogude Liidu sõjajõudude lahkumise teele on jõudnud ja Eesti, Läti ja Leedu Vabariigi, aga jätkuvalt Nõukogude Liidu okupatsiooni surve all viibivad, oleks Jalta otsuste tühistamine samm, mis aitaks lõpetada Eesti, Läti ja Leedu Vabariikide territooriumite illegaalset ja vägivaldset okupatsiooni Nõukogude Liidu sõjajõudude poolt ja toetada nende riikide ka de facto iseseisvuse saavutamist. Milleks ma niisuguse ettepaneku teen, on see. Me oleme Ameerikas, kes Ameerikas elavad, teavad, niisuguse seisukoha on võtnud või mitte seisukoha on võtnud Ameerika Ühendriikide valitsus Eesti, Läti, Leedu suhtes. Ei juleta võtta sõna iseseisvus suhu, räägitakse rahva enesemääramisest, antakse ilusaid sõnu meile, et jah, et me ikka edasi de jure tunnistame teid ja kõik need ilusad asjad, aga mulle tundub, et jaa, see on tore küll, et nad ei tunnista Eesti, Läti, Leedu vägivaldset liitmist. Aga kuidas on okupatsiooniga? Kas siin ei kesta edasi veel Jalta vastu võetud otsus, et Eesti, Läti, Leedu ja need teist 6 Ida-Euroopa riiki jäävad Jalta joone taha. Ja nüüd, jumal tänatud, on need 6 Ida-Euroopa riiki saab Jalta joone alt välja saanud, aga Eesti, Läti, Leedu ei ole veel. Nii et viisat ma tahan tänast Helsingisse sõita, et oma viisat ajama hakata. Ja mul on just selle seisukoha suhtes sõna võtta, nii et andke andeks. Ma olen sisuliselt poolt selle põhituuma suhtes,
kuid ma palun teid ära, ärge võtta asja käsile. Ja seda on kahel olulisel põhimõttel. Esiteks, ma ei ole kindel, kas keegi meist teab, mida Jaltas otsustati. Number 1. Teine küsimus on nimelt see, nagu mina olen Jaltast aru saanud ja kuna ma ka täpselt ei mäleta, siis ei ole mitte see, et Jaltat on vaja tühistada, vaid on vaja nõuda Jalta sätete täitmist. Ja vaata, ja kolmas põhjus on see, et kui meie vaenlane on lõpuks Moskvas, kui me hakkame nüüd Jalta kallal norima, mis on niikuinii juba õhku vajunud, kuna kõik need ida-eurooplased saavad vabaks, siis võtame omale vaenlaseks kah need lääneriigid ja hakkame nüüd surnud hobust uuesti tapma. Milleks meil seda vaja on? Mida meil on vaja? Meil on vaja Moskva ülemvõim likvideerida, nagu Kari ütles, meil on Vene väed vaja välja, meil on vaja Eesti iseseisvust taastada. Jaltaga, kallid sõbrad, lähme ummikusse, nii et kaaluge seda ja ärge Jaltat nimetage. Kõik muu võib jääda, aga jumala pärast mitte Jaltat, sest sellega me avame ühe uue Trooja hobuse, mille peal enam ei saa ratsutada, sest Jalka on siit Euroopa kaardist ära tühitud. Nii et mõelge seda tõsiselt, enne kui te Jaltat niisuguses kontekstist nimetate ja terve lääne juhtkonnad omale vastu. Ma tuleksin tagasi Mai Raua ja Johan Haama küsimuse juurde, mida me just siin pidime arutama. Kas me oleme hüpanud tund aega ette? Kas me ei aruta praegu seda, mida me Eestis arutama kella 5? Siin esitati küsimus, et mis saab väliseestlastest Rootsis, Kanadas, Ameerikas pärast seda, kui Eesti Kongressi võib-olla vabariik on enam-vähem taastatud. Kas me kasutaks viimased minutid tegelikult neid küsimusi arutada, mis on siin väga valusad, ma arvan ka teil, ja pärast tuleme nende samade asjade juurde tagasi seal, kus me nende juurde pidime tulema. Jah. Mõtle on ju, kas meil on vaja veel, see on just see, mida Ain võitis üles jälle. Ja missugused on meie ülesanded siis sel korral näeme. See küsimus, mis on alati Rootsis, kas te lähete tagasi nüüd, kas nüüd on vaba ja kõik juba, siis juba selliste asjadega tegutseda ja tegutseme meie siin tihti. Kui alguses oli mainitud Haabma ja Maira Tähna poolt need punktid, siis mina sain sellest aru, et see oli sissejuhatuseks ja on peaaegu endast mõistetav, et väliseestlus jääb püsima, vaatamata sellele, kui paljud lubasid tagasi minna paarkümmend aastat tagasi. Ja väliseestluse tegevus ajal, kui Eesti on taas saavutanud iseseisvuse, on minu nähtamuse ja arvamuse järgi või peaks olema palju tugevam, kui ta senini on olnud ja mitmel alal. Üks nendest on loomulikult proovida uksi avada nii palju kui võimalik, et abistada majanduslikku või tehnilise arengut edasiviimist Eestist. Teiseks on suuremate gruppide vahetamine, mis juba praegult on käimas. Kuid võib-olla just eriti nooremate juures Eestisse saatmise, et nad õpiksid oma keelt ja tundma oma maad. Samal ajal on kõige suurem tarvidus sealt siia tuua kas õpilasi või siit professoreid sinna saata just arvutite, majanduse ja mõninga muu tehnilise ala juures. Nii et kas me tahame siin arutada seda, mis on väliseestluse tuleviku tegevusviis või tahame siin koosolekul ja mis järgneb arutada seda peateemat, mis on, kuidas me käitume, esineme ja mida me tahame esitada kui midagi eeloleval Eesti Kongressil. Minu arusaamine on see viimane, aga kui arvate, et see esimene on praegult tähtsam, siis võime alati selle juurde minna, aga ma arvan, et see on palju suurem ja laiem küsimus, mille juures me võime istuda siin päevari viisi ja tähtsam on siiski, mida teeme Eesti Kongressi juures. Meil jah natuke tuleb sedamoodi nagu need karujahimehed, et me oleme puu otsas ja hakkame juba nahka jagama, et mis me edasi teeme. Aga seal on ainukene vastus on see, et see töö, mis me seni oleme teinud, muudab oma nägu selle päevaga, kui Eesti saab vabaks.
näiteks meie Eesti Vabadusvõitlejate Liit USA-s, tema põhikirjas on, et liit lõpetab tegevuse sellel päeval, kui Eesti on vaba. Aga siis on Eestil muud vaja, ütleme välisesindus, välistutvustamine, reklaam, sõpruste loomine, rahalise toetuse sisseviimine, see on uus peatükk, aga see on see karunaha jagamine. Nii et see hoiame taga põhjal, aga praegu meil on ikka elu ja surma küsimus on okupatsiooni lõpp ja et Eesti saab ise omal maal otsustada ja ei pea iga 5 minuti pärast Moskvasse helistama, et mis me nüüd peame.